Ahoi inimesed, tere tulemast Rae Kultuurikeskuse taskuajalingu stuudiosse ja täna oleme siia kutsunud Asko Künnapi. Tere Asko! Tervist, aitäh! On Eesti raamatu aasta 2025. Ma arvan, et sa oled üks kõige pädevamaid inimesi rääkimas raamatust kui sellisest objektist, et sa mitte ainult ei kirjuta, vaid sa ka kujundad ja illustreerid ja et mis sinu jaoks see raamat on? No ma olen raamatutest nakatunud nii põhjalikult ja parandamatult, et see on kohe pikem jutt, et oma esimese kirjastuse tegin ma enne kooli minekut ja see kirjastuse nimi oli Mõte. Selle mõte sõna ma kirjutasin välja, ega ma suurt muud kirjutada ei osanud, et tavaliselt teksti tähistasid kriipsukesed, aga raamatud olid klambriga kinni löödud ja neid jõudis ikka mingi tosinkond ilmuda. Kindlasti siis vaikselt hakkas kirjaoskus ka tekkima seal mõned aastad enne kooli minekut. Siis ma andsin välja oma esimese entsüklopeedia. Ja selle kirjastuse Mõte logo, selle hiljem Skype varastas, et see oli täpselt nagu Skype'i logo nägi välja. 4 või 5 aastasena joonistasin selle, siin oli Skype'i asemel Mõte kirjutatud. Siis seal jõudis ilmuda igasuguseid asju. Enamuses olid rotid erapööningul maal, et pole palju alles, aga ema õnneks mõned pani kõrvale, näiteks esimene entsüklopeedia on täiesti alles. Mini suuruses hakkab pihta ikkagi ilusasti Aafrikaga, kuna see on 2 A-ga algav sõna. Kui sa ei oleks kirjeldanud seda, et sa seda 4-aastaselt tegid, siis see kõlab täpselt nagu Paranoia kirjastuse poolt välja antud nagu teosed. No eks iga üks mõte, siis kriipsud, see ikka väga kontseptuaalne. No eks iga üks jõuab erinevas arenguperioodis sinna sellisesse loomisrõõmu, et kellel varem, kellel hiljem, mõni ei jõuagi. No mõistlik on see avangard kohe 4-aastaselt ära teha, et siis... Ma tsiteerin siin klassikust kolleegi Heigo Ervin Seppelit, kes kunagi ütles, et tehke avangardi, seda on lihtsam teha. Aga ikkagi, kui olla nüüd natukene nagu metafüüsiline, et mida see raamat kui objekt sinu jaoks tähendab? Et on raamatul enam nagu selles mõttes üldse mingit kaalu või raamatul kui objektil? Jaa, eks ma, kui need esimesed signaalid, ütleme, ligemale 10 aastat tagasi hakkasid tulema, et raamat lõppeb ära. Aga eks palju asju pidi ära lõppema, näiteks nagu ajalugu pidi ära lõppema ja lõppenud ei ole ta kuhugi kahjuks ja õnneks. Ja raamatuga sama asi, et siis ma pidasin paar loengut ja kirjutasin vist ka kuskil mingi arvamusloo, et kuuldused raamatute surmast on enneaegsed. Eks nad seda on. Et lühidalt kokkuvõttes on ju nõnda, et mingisugused raamatuliigid ongi ära kadunud. Et lihtsustatult, kui me kujutame ette, tuletame meelde, et kui sa ostsid ühe koduarvuti 20 aastat tagasi, siis tuli sellega selline pakk raamatuid kaasa ja neid raamatuid kohe ei utiliseeritud vanapaberiks, vaid tõepoolest nad tolmusid riiulis ja mõnda isegi lehitseti. Kui sa otsid koduarvuti ja see oli siis juba tõenäoliselt laptop pigem aastaid hiljem, siis sa said ühe siukse paksema raamatu ja tegelikult hunniku hoopis mingid CD-sid, siis need CD-d muutusid juba DVD-ks ja sa said mingi õhukse vihiku. Viimasel ajal sa saad õnnitluskaardi ja ka DVD on ära kadunud ja pole isegi laptopil seda pragu, kuhu DVD-d toppida, eks ole. Et selles mõttes nagu selline tarberaamat ongi praktiliselt kadunud. Ja see on loomulik, eks ta pidigi kaduma. Samamoodi nagu ma olen ise kollektsioneerinud vanu entsüklopeediaid, hästi kaunilt illustreeritud 19. sajandi Saksa ja Prantsuse teabeteosed, kaunis vaadata. Aga näiteks kui teostest rääkida, siis sõnaraamat kui selline on ju ka praegu kadumas. Veel veidi tõlkijad kasutavad, sest kõik ei ole veel nii lihtsasti online läinud. On valdkondi ja asju, mida veel vaadata sõnaraamatutest, aga see on nüüd küll aja küsimus, kui sõnaraamatud täielikult kaovad, sest
noh, nende olemuses peab olema ju see võimalikult kiire uuendamine ja seda kõike paberisse trükkida ja köita polegi mõtet enam. Võib-olla ühel päeval kaob elekter ära ja siis küünlavalgel on hea lugeda, aga ärme nüüd nii ette ka tõtta asjadest. Et jah, selles mõttes, mingis mõttes on raamat muutunudki ühtpidi võime öelda ohustatud liigiks, aga teistpidi mulle meeldib pigem mõelda, et ta on tõstetud tagasi sinna piedestaalile, sinna altarile, kus ta oli. Sest et mõelgem nüüd mõned sajandid tagasi, ei olnud nii, et igal Eesti tegelasel oli meetritena raamatuid kodus riiulis. Ega ikka ei olnud küll. Ja raamat oli nagu kallis ja uhke asi. Kas praegu on? No, kui vaadata edukamaid kirjastusi maailmas, vaatame Taschenit kas või kunstiraamatut, siis kui palju igasugust raamatut kolib virtuaalseks, lõpuks loed telefonist või kust tahes, eks ole, kõike. Palju reisivad inimesed juba ammu enam paberist raamatuid väga ei saa endale lubada, tihti kolivad, eks ole. Kõik raamat ei peagi olema paberis. Aga samal ajal Taschen annab välja järjest kallimaid, suuremaid ja põhjalikumaid kunstiraamatuid. Suuri, selliseid, mis täidavad terve laua ja mis ongi põhimõtteliselt ühe elutoa keskpunktiks. Et nad ei olegi mõeldud, et neid on mitukümmend või mitusada riiulis, et sul ongi paar sellist raamatut. Et nii nagu kunagi piiblile ka, aga rohkem Koraanile on olnud ajalooliselt selline asukoht, et oli interjööris eraldi puust nikerdatud või mis tahes tohutult keeruline raamatuhoidja, kus siis seisis üks raamat, suur, raske, ilus, mida vaadati. Et praegu on see sinna samma jõudnud, et nii galeriis või kodus, et sul ongi korraga üks ilus raamat väljas ja ta ongi kallis ja korralik. Mulle mingil põhjusel meenuvad mingid talufotod, kus on ka olnud see, et on selline laud just piibli jaoks, et siis on see kuskilt lahti, väga suur, väga võimas, ja sa saad seal lehitseda, et sa seal loed püsti, et kuidagi meenub mulle. No raamatutega ju nõnda, et Eesti raamatu aasta puhul Eesti raamat 500 teadaolevalt vanim ja ilmselt ongi vanim, ega enne seda ei olnud. Raamat sel puhul on Nigulistes avati raamatuaasta näitus Eesti raamat 500 reliikviad, et ma olin seal ninapidi ja käsapidi juures näituse koostamisel, kujundajana küll. Ja sai põhjalikult sinna sisse sukeldatud. See on see kukeabitsast inspireeritud kujundusega näitus Nigulistes. Soovitan kõigile väga, väga põhjalik ja kihvt näitus. Seal on üleval väljas ka rariteete, mida muidu lähedalt ei näe. Nad on Tallinna, Tartu ja Riia arhiividest ja muuseumitest korraks need päevavalgele toodud. Küll hämarasse päevavalgele ja klaasi taha ja sealgi nad ei tohi olla kauem kui mingid loetud päevad. Seal seda ekspositsiooni seetõttu roteeritakse ja vahetatakse. Igal juhul põnev näitus, et seal hakkaski mängima just see asi, et raamat kui püha asi. Ja raamat kui, soome keeles raamatu ongi ju piibel, eks ole. Sealt see algus on saanud, ütleme, esimene laialt levinud suure tiraažiline raamat, mida inimesed endale lubada said ja mis neil kodus olemas oli, seda muidugi usureformi järel, mitte enne. Oligi piibel. Ja selles mõttes Niguliste kirik, mis mõnes mõttes on kirik, aga mõnes mõttes ju tegelikult muuseumi kontserdisaal pigem tänapäeval. Teenistus seal ei toimu? Teenistus seal ei toimu. On selles mõttes ainult luulemissa head read festivali ajal. Väga väärtuslik missa. Et selles mõttes sobis väga hästi raamatu näitus nimega Reliikviad, sest reliikvia koht just kui oleks kirikus. Aga kui see kirik on kirik ja ei ole ka, et ta on muuseum tegelikult, siis miks mitte raamatu
näitus, eks ole, ja raamatud kui reliikviad. Miks raamat ei võiks reliikvia olla? See ei pea tingimata kellegi varba kont olema. Tsiteerides klassikuid, et meie reliikvia on vabadus, on ju. Ma mõtlesin ka natukene seda, et ühest küljest mulle tundub, et raamatu tegemine on muutunud nagu väga lihtsaks ja kõigile kättesaadavaks. Et kui võib-olla seal 10 või 15 aastat tagasi või isegi 20 aastat tagasi sellise autori raamatu ilmumine oli nagu suur sündmus selle autorile endale ja võib-olla ka kogu taustsüsteemile, siis nüüd on nagu võimalik seda kõike teha nipsust. Et põhimõtteliselt 500 euro eest saab juba trükkida kuni 100 raamatut koos kujundusega, ja oma surematud mõtted saab kõik sinna raamatusse talletada. Ja või veel parem lasta targal masinal need targad mõtted enda asemel sinna kirjutada, mida tehakse ka ilmselt ja seal ongi ju see probleem, et võib-olla sellised keskpärasemad autorid hakkavad kõige rohkem selle all kannatama, sest et ütleme, et tehisaru suudab juba väga head ütleme sellist ilukirjanduslikku keskpärast nagu teksti toota nii, mis mühiseb. Et ei ole üldse probleemi. Et seal on ainult see promptimise küsimus. Aga jällegi, et mulle endal on nagu tundunud, et see on ka natukene seda raamatut nagu minu jaoks devalveerinud kui objekti. Et kui minu jaoks ütleme seal 20 aastat tagasi raamatu nagu omamine oli midagi sükest täiesti erakordselt tähtsat, siis nüüd ma tunnen see, et tegelikult ei ole vahet. Kas mul on need raamatud kodus olemas või mul ei ole need raamatud kodus olemas. Et see kuidagi see raamatusse kui objekti, see suhtumine on näiteks minu endal, ma tunnen nagu muutunud. Tõsi, sama siin, ka mul. Aga ma olen nagu kuidagi enda jaoks selle lahti mõtestanud niimoodi, et asi ongi liikunud kahe äärmuse suunas. Et keskel on tekkinud tühjus. Et ütleme seda keskpärast raamatut, tarberaamatut või keskpärast ilukirjandusraamatut, mida loetakse lustiga puhkusel 5 tükki, kui üldse loetakse midagi. Et seda tõesti võib-olla enam objektina ei ole tarvis. Aga selle äärmustes läheb asi huvitavaks. Et kuskil on need põrandal vähese tiraažiga välja antud käsitöömeistrite, ükskõik kas nad on siis kõrgel kunstilisel tasemel ja köitekunstnike poolt tõesti tehtudki eksemplar 1-5. Või siis mingite hullude kunstnike ise hakanud kirjastuste põrandalused väljaanded, mis lähevad järjest põnevamaks. Tervitame siin Kiva ja Paranoiat. ja teises otsas, eks ole, ongi siis see lihtne põhimõte, et mis nüüd veel tasub lahti kirjutamist, toimetamist, kujundamist, illustreerimist, kaante vahele panemist ja korralikku teostust. Et peabki mõtlema, et mis seda tasub sisuliselt. Ja kui see otsustame, et jah, me teeme raamatu, siis ta tasub teha korralikult. Natuke väiksema skaalas, aga sarnane asi tabas ju muusikat juba mõni aeg tagasi. Ma olen teinud päris palju plaadikujundusi. Kõikide disainerite, kes muusikaga tegelevad, õudus läbi muusika ajaloo on olnud ju see, et kunagi olid LP-d. Väga hea formaat, suur, vägev, kus sa saad tõesti mängida tüpograafia või kujunduse suuruse ja väiksusega. Siis tuli mingi õnnetud C-kassett, eks ole, siuke pisikene. Kõik juba ohkasid. Siis tuli CD, natuke läks paremaks olukord, aga ikkagi põhimõtteliselt väike pind. Ja nüüd ta enamasti on ju mingisugune loetud arv piksleid, mingi ruudukene kuskil voog jagatavas kontekstis, et pole enam nagu üldse oluline, mis asi ta on, see plaadikate. Ma nagu kuidagi ikkagi vaatan seda, et tendents on
see, et ikkagi LP on Jah, tagasi. sinna tahtsin jõuda. Selles mõttes, et kuidagi ma vaatan, et Eesti muusikud ikkagi ju, et noh, nende jaoks on ikkagi sündmus, mitte see, et kas sa oled nagu mingi Spotify'sse kogu oma materjali pand, vaid et see on nagu see, et mida nad jagavad sotsiaalmeedias hästi palju, et kui saabus testpress, et ehk siis enne vahetult seda, kui vinüül välja antakse, saadetakse testpress 5 tükki, siis kuulan nad läbi, kas kõik toimib ja siis saadad, et noh, mindagum nüüd trükki. Et iseenesest see on nagu väga positiivne. Sinna tahtsingi jõuda muusikaga. Et üsna kiiresti jõuti sinna, et mis tasub plaadiks teha, tasub teha korralikult. Ja uuemal ajal see võib-olla jälle on vinüül. Vahepeal küll ka prooviti selliseid lahendusi, et kuna sa kuulad nii muusikat kuskilt kõiksuse avarusest ja sul ei ole eset vaja, et siis sa nii-öelda esitlusel või kontserdil ostad ilusa katte, kus on kõik laulusõnad, fotomaterjalid, mis tahes. Aga noh, seda plaati ennast ei olegi. Aga siiski see ka väga ei toimi. Inimesed ikkagi tahavad saada mingit artefakti. Et noh, selles mõttes LP tagasitulek on tore. Ja raamatutega natuke sama asi, et jällegi need asjad, mis kui me otsustame, et selle teksti tõesti tahame raamatuna välja anda, siis see tasub teha korralikult. Et sellist niisugust 90ndate õudusunenägu, kus paber oli halva kvaliteediga ja hall ja trükk oli halva kvaliteediga ja hall ja siis helehallil paberil tumehall trükk. Võimalikult kokku kitsalt topitud tekst, et võimalikult palju mahuks, eks ole, väiksesse raamatusse ära. On kodus mõned sellised raamatud. Et noh, nüüd on neid tore nagu retrona vaadata, aga objektina nad on ikkagi päris hirmsad, eks ole. Et kuidagi on positiivne see, et nii muusikas kui kirjanduses on ikkagi jõutud sinna, et kui me teeme selle artefakti, kui me teeme selle eseme, noh, teeme ta siis juba kultuslikult, teeme siis korralikult. Pingutame. Et sellist nagu lihakala ei ole mõtet teha. Et selgelt eristuvad need asjad, mis las ollagi veebis. Tsiteerin vanemat kolleegi, kes ütles, et kui sul on midagi, mida mitte kuhugi panna ei ole, pane veebi, sinna mahub. See on nii kogu maailma sodi. Eks ole, las olla sinna toping. Ainult Mart Laaril oli tal sai otsa veeb ja tal sai otsa, aga eks nad ehitavad suuremaks. Ma olen isegi tähele pannud seda, et viimasel ajal ütleme, ulmekirjandus oli kuidagi, mis puutus just kujundus ja sükst asju ikkagi täiesti kohutavas seisus, aga tervitan siin Jüri Kallast nagu, et see elab Saaremaal ja et isegi ulme raamatud on viimasel ilusad. On paremaks läinud. Ja noh, siin on, nüüd me jõuame jälle selle AI juurde, ma ei jaksa tast rääkidagi enam, tast räägitakse liiga palju, aga ma ütlen lühidalt, et kui siin noored disainerid olid mures, et AI võtab töö ära, siis minu vastus on, et jah, võtabki, kui te ise olete otsustanud, et te olete inim-AI-d. Et kui te olete läinud seda teed, kuhu suunas praegu ütleme Eesti trendikas disain, graafiline disain on liikunud, et see ongi kõik põhimõtteliselt üks sodis sobramine veebist kokku otsitud materjalist kokku loobitud jama. Sellisel juhul võtab jah AI teie töö ära, sellepärast et AI teeb seda kõike väga palju nullkohti kiiremini, otsib sodi ja kombineerib. Ma mäletan, et sul oli mingi poleemika isegi sel teemal, mis puudutab Eesti graafilist disaini ja kunstiakadeemiat nagu. Ja sealt ei tulnudki vastust. Selles mõttes poleemika jäi ära, et ma nagu ootasin mingeid arukaid vastuseid. Sealt tuli küll kriitika selle minu artikli pihta, kohati ka asjalik, aga küsimustele ma vastuseid ei saanud. Sest nad hiilisid küsimustest mööda, kes Kunstiakadeemia poolt sõna võtsid. Lihtsalt neil ei olnud vastuseid, nad ei saanud ju vastata, mida sa vastad, kui sul ei ole vastust. et seal oligi just häda see, et noh, ütleme lühidalt, ma ütlesingi, et ei ole mõtet teha nagu selliseid akadeemilisi käpardiste. Et tänapäeval kõik oskavad vaadata YouTube'ist videot, kuidas mingisugust JPG liikuma kuskil panna või GIF-i. Et noh, et selleks ei ole akadeemiat vaja. Et täiesti õige tähelepanek. Kui üldse sellist asja nagu graafiline disain akadeemilisel
tasemel õpetada, siis midagi peaks neile noortele inimestele õpetama. Et muidu see on nagu pettus. Sa oled seal oma aastad ära ja saad oma paberid kätte ja saad oma aplausid kätte ja oma kallid tehtud ja maksumaksja saab oma raha makstud. Aga tegelikult sa ei õpingi mitte midagi. Et no, ja sul on pärast tööturul nagu selles mõttes, et jah, et sa oled samas reas nende arvutipoistega. Ja seal on kõige hullem nagu see, et mis tekib, mulle tundub, et seal võib ka tekkida selline heitumine nagu radikaalsus või et selles mõttes, et kus sa hakkadki kuidagi võtad selle hoiaku, et kõik on lollakad nagu, et sul on hea maitse, aga keegi ei saa aru, et see aga see selleks tehke avangardist on lihtsam teha et mitte olla et mitte olla vananevad torisevad mehed mina olen ja et siis lähme selle raamatu aasta juurde tagasi. Iga aasta on meil teema aasta, et eelmine aasta oli meil siis kultuurilise rikkuse mitmekesisuse aasta, see aasta on meil Eesti raamatu aasta. Mis sinu kui raamatulooja jaoks tähendab Eesti raamatu aasta? On su postkast täis erinevaid kutseid, kuhu sa pead minema, mida sa pead tegema siis selle raamatuloojana või mida see tähendab nagu ütleme sellele autorile nüüd, kes neid raamatuid teeb? Tegelikult ju ongi kõiki üritusi rohkem ja raamatule tähelepanu. No näiteks hea näide on, miks ma siin täna olen ja miks me juttu ajame. Ja see on ainult üks näide või raamatunäitused, millega ma olen seotud, eks ole, seestpoolt, aga alates presidendist, kes on oma südameseks tundub võtnud raamatu aasta, kuni suhteliselt algkoolideni välja ja lasteaedadeni nii palju kui kolleegide kaudu olen vaadanud, mis toimub, et need, kes olid väga skeptilised, iroonilised ette selle raamatu aasta suhtes, et vaevalt seda kuskilt kostab ja nähagi on ja kahjuks on meil maailm täis väga karme uudiseid iga päev, et üldse nende vahelt nii softi asjaga nagu raamat või kirjandus silma torgata ongi raske. Et tegelikult siiski märkab küll ja tegelikult on sellest ka olnud, ma arvan, et võib öelda isegi nii hirmsa sõna nagu kasu. Sellest on isegi olnud kasu, et ma ei tea, mina nii kirjaniku, kirjastaja kui raamatukujundajana, kui lihtsalt inimesena, kes tahaks, et Eesti kiri ja kultuur ja keel edasi kestaksid, et meil seda butiiki oleks siin mõtet pidada. On ju selge, et eesti keel on mõttetu luksus, et lähme homme. Kui ma mõtleks nagu firma juht ja tahaks Eestile nõu anda, siis ma annaks kohe nõu, et homme lähme inglise keele peale üle. Mitte üle homme. Kiiremas korras ja õudselt palju säästab kõike. Aga see ei ole ju eesmärk. Tegelikult on ju asi vastupidi. Eesti riik eksisteerib selle tõttu, et Eesti kultuur eksisteeriks, mitte vastupidi. Et okei, kui me lähtume sellest kõigest, et siis ma olen tänulik igale inimesele, kes veel lugeda viitsib või kes raamatut näha tahab või füüsilise raamatu kätte võtab. Ja samal ajal üritan rääkida siis teiselt poolt kirjastajatele ja kujundajatele ja ka kirjanikele, kellega ju suhtlen niikuinii. Et ärme siis karista neid häid inimesi, kes ikka veel raamatut tahavad lugeda või kirjandust või raamatut käes hoida või saavad üldse aru, et raamatul on illustratsioon ka midagi väärt või kaane materjal või. Et ärme neid karista. Ärme siis nagu ela välja oma mingit pettumust või salaihasid või oma rasket lapsepõlve, vaid kujundame, kirjastame ja trükime neile raamatud, mis on ka raamatud. No ma ei tea, ma siin nüüd natukene vaidleks vastu, et ülestähenduse põranda alt, mis on mind suutnud ikkagi raamatuna nutma ajada. Et ma ikkagi pean seda siiski väga geniaalseks, et Dostojevskit ma mõtlen. Et kui sa nagu mõtled selles mõttes, et see peaks olema kuidagi nagu turvaline. Ja me rääkisime natuke üksteisest mööda, ma ei rääkinud raamatu sisust ega sõnumist. Ma rääkisin nüüd sellest, et võtame selle sama Dostojevski raamatu. Kujutame nüüd ette, et see on suurepärane raamat loomulikult. Et nüüd antakse see kujundajale, aga kujundaja elab seal oma rasket lapsepõlve välja selle asemel, et mõelda, mida Dostojevski tahtis öelda või et see raamat peaks olema loetav.
ma tahtsin seda mõelda. No siis kõige ilusti kohas, et ma nutaks 2 korda rohkem. Et see kujundus oleks ka nii masendav. Või nutaksid jõuetusvihas, sest sa vastaksid, et seda raamatut ei ole võimalik lugeda näiteks. Et see kirja suurus, paigutus ja nii edasi on selline, et seda ei olegi võimalik lugeda. Et noh, sellepärast ma mõtlesin nagu niipidi, et kui üks raamat välja anda, et ärme siis karista seda head lugejat, kes tahabki seda teksti lugeda, ma ei rääkinud teksti sisust. Ja, ma saan aru, et tehkem talle siis see asi oleks nagu õige ja ida oleks meeldivaks. Ka see, et sa nutad, on meeldiv kogemus. Mis ei ole meeldiv kogemus, on see, mis on mind tabanud paar korda, et on hea raamat, mida ma tahan omada. Tahan kohe füüsilise raamatuna, et teinekord ma tean, kus ta riiulis on, võtan, lehitsen seda õiget kohta. Seda on juhtunud mõne raamatuga. Aga ma pean talle nagu vanasti koolides kästi paber panna õpikule ümber, et ei kuluks. Ma olen sunnitud talle valge paberi ümber panema ja selja peale vildikaga sinna valge paberi peale kirjutama, millega on tegemist. Sest ta on nii kuradi kole, et ma ei taha neid kaasi näha. et seda ei juhtuks. Siin on nagu, kas sul endal on ka nagu inimesena aeg-ajalt siuke nagu teema, et Mongoolias oli see muinasjutt, et ma ei ole nagu lind ega loom, on ju, et see on see nahkhiir, on ju, et see on et siis kui loomad peavad pidu siis või peavad tööd tegema, siis nahkhiir ütleb, et ta ei ole loom ja siis kui linnud peavad tööd tegema, siis ta ei ole lind ja siis kui pidu on, siis teda tegelikult ei kutsuta mitte kuskile. Et kuidas sa nagu ise tunned, et oled sa nagu autorina nagu siis kuhu poole, et poeet või siis kunstnik muidu või siis mõlemad kokku. Muidu ma ütleksin, et asjaarmastaja, sest kõik, kes ei teeni sellega leiba, on asjaarmastajad nii vanaaegse määritluse järgi. Aga samal ajal teistpidi võiks siis öelda, et Eestis luuletaja ei saagi olla muud kui asjaarmastaja, sest nüüd tegelikult luuletaja olemisega ellu jääda, ära elada puhtal kujul on võrdlemisi me Jan Kausiga nagu puudutasime ka seda teemat, et selles mõttes, et Eesti kultuuril ongi natukene selline asjaarmastajalik maitse juures ja see ongi just tingitud sellest, et tegelikult see kõige parem nagu hetk läheb tegelikult sellele, et sa pead mingit tööd tegema. Ja siis sa nagu pärast, kui sa oled juba kergelt väsinud kõigest, et siis sa teed seda, seda kultuuri ka, mille pärast sind hinnatakse, mille sa preemiaid saad, ja nii edasi. Aga see mekk on seal alati natuke manu. Jah, siin on see kurb vastuolu, et ühtpidi kõik poliitikud ja otsustajad ja toredad inimesed kõrgetes läikivates tornides räägivad ja noogutavad takka ja kiidavad üksteisele, kuidas ikkagi Eesti põhiseadus ja Eesti kultuur ja kuidas selle säilimine on nagu väga oluline ja nii edasi. Aga teistpidi, kui asi jõuab selle Eesti kultuuri olemuseni, siis nad a priori oletavadki, et no jaa, aga need kultuuriinimesed, need loovad inimesed, need ju jõudselt tahavad luua ja kannatada selle nimel. Et sellest ei tohigi neile raha maksta, nad ei peagi saama sellest, ärme räägi rikkaks või. Nad ei peagi sellest suutma kuidagigi moodi ära elada. Nad teevad seda ju niikuinii, milleks neile selle eest raha maksta. Et raha tuleb maksta ikkagi inimestele, kes teevad sellist tööd, mida nad ei vihkavad ja mida nad üldse ei tahakski teha. Ja nad ikka ei tee, kuigi saavad head palka. See on mingi tragöödia sellest seisneb ja natukene. Et ega siis nagu kirjanik ei peagi ju raha saama, liiati luuletaja, kunstnik. Need ullikesed teevad ju näitleja ja nii edasi, teevad ju tasuta seda, mida nad teevad. See meeldib. No ütleme, nagu näitlejad on natukene nagu paremas seisus ja mulle tundub, et näiteks muusikud on ka natuke paremas seisus. Et võib-olla selles kõige halvemas seisus nagu ongi, ütleme, sellised kirjanduse ja kujutava kunstiga tegelevad inimesed nagu, et ja eriti halvas seisus on muidugi need inimesed, kes siis selles kirjanduses või kujutavas kunstist ei tegele päris selle peavooluga, ehk siis, kes on natukene sellised jutumärkides rebelid, et nende seis mulle tundub majanduslikus plaanis on nagu kõige keerulisem ja raskem. No eks see ongi nii hull valem, et ega seal nagu õiget vastust ei ole. Ja kuna me ei ela nagu selles mõttes, vaata Berliinis on ju, et sul on seal
noh, 50 000 tarbijat, isegi kui sa teed mind väga kummalisi asju nagu, et siis reaalsus on see, et noh, et see turg ka nagu nende inimeste mõistes on nagu väga väike, isegi kui sa oled Doris Kareva, siis ei garanteeri sulle automaatselt mingeid väga suuri nagu müüginäitajaid nagu, et sellest. Et jah, ütleme Eesti oludes ei saagi eeldada, et turg kuidagi reguleerib seda või et kultuuriseks võtta osana turumajandusest. Ja siin on see lõputu vastuolu, sest ühtpidi jällegi kõrged seatud ja valitud ütlevad tihti, et näiteks loovmajandus, mis kuradi asi see üldse on. Teistpidi jällegi oleneb, kuidas sa neid oma ilusaid Exceli tabeleid vaatad, loovmajandus on Eestis ammu suurem kui põllumajandus, eks ole. Aga kui me räägime põllumajanduse toetustest ja põllumajanduse elus hoidmisest, siis ei teki kellelgi hetkekski küsimust. Aga kui me räägime loovmajandusest, siis hakkavad kõik, ärge hakake jälle oma juraga. Et noh, see ongi nagu kahepidine mäng, et ühtpidi see ongi juba nii suur osa ühiskonnast, teistpidi on Eesti üleni nii väike, et see iseenesest kuidagi toimiks, seda lootustki ei ole. Palju suuremates ühiskondades see ei toimi iseenesest, liiati siis siin. No nüüd me jõudsime raamatutest igales suunas laiali, mis ongi loomulik, sest raamatud ongi kõige kese, eks ole. Borges on öelnud, et raamatukogu on nagu hargnevate teede aed, et selles mõttes, et ja võib-olla selle poeetilise kujundiga me saamegi nagu lõpetada, aga miks Asko üldse siin on tegelikult see, et täna 4. juunil avame me Rae kunstiplatsis Asko näituse. Seda toetab Eesti Kultuurkapital, aitäh, ja tänud. Võib-olla paar lauset ka sellest näitusest. Jaa, et mis on selle näituse seos näiteks raamatuaastaga? No vähe sellest, et ma olen samavõrd kirjainimene kui pildiinimene, see on võib-olla seos, aga teiseks, et siin on eksponeeritud mõned graafikaseeriad, sellised põhjalikumad, mis koosnevad, ütleme, 6 suuremahulisest pildist või siis 12 keskmise suurusega sellisest päris suurest graafilisest tööst. Need on tegelikult kõik olnud ka raamatu illustratsioonideks. Näiteks Olla laev, 6 suurest tööst koosnev seeria on graafikaseeria, mis mul tekkis vaimustudes Jaan Krossi 60ndate alguse, 50ndate lõpu isegi vahetult pärast seda, kui ta oli, eks ole, vangilaagrist välja saanud tema varasest loomeperioodist luuletustest. Ma hakkasin kujundama seda raamatut ja siis sealt tuli edasi, et seda võiks illustreerida ja siis mulle tundus, et lihtsalt illustreerida on liiga vähe nende tekstide jooks, et ma valisin sealt 6 teksti, millest ma tegin siis sellised põhjalikud ka iseseisva graafilise seeriana elavad teoste rea. Et selles mõttes võib seda näitust vaadata puhtalt, neid raamatuid ei pea teadma, neid ei pea nägema ega lugema, puhtalt visuaalse graafilise tööde graafika näitusena. Või siis need raamatud on siin ka vaatamiseks juures, et nähagi seda, et see on piltidega jutustamise kunst, mis võib olla kas koomiks või mis võib olla, eks ole, piltstsenaarium, aga võib olla ka illustreeritud raamat. Aga ärme liiga palju ära räägi, sellepärast, et inimene, sul on ikkagi võimalus tulla seda kõike ise vaatama ja näitus on avatud meil 16. juulini. Aitäh võimaluse eest ja siin on väga viisakas galerii ja pildid on seintel mõnda aega. Astuge läbi. Aitäh, Asko, ja head suve kõigile!